Tere! Minu nimi on Andres Võrk ja te vaatate teist videot sarjast Kuidas analüüsida Stataga PIAC-i andmeid. Eelmisel korral me vaatasime, kuidas OECD avalikke andmefaile saab Statasse sisse laadida, kuidas teha nendega mõningaid lihtsamaid teisendusi andmetega ning kuidas andmeid omavahel ühendada üheks analüüsitavaks failiks. Täna me vaatame, kuidas Statasse saab vajalikud käsud, millega PIAC-i andmeid analüüsida. PIAC-i andmeid ei saa päris korrektselt analüüsida tavapäraste Stata käskudega, sest andmetes on esiteks plausible values, see tähendab tõepärased või ka tuletatud väärtused mitmete meid huvitavate tunnuste kohta. See tähendab näiteks, et lugemisoskuse kohta ei ole igal inimesel mitte üks konkreetne number, vaid meil on teada 10 võimalikku erinevat väärtust, mis iseloomustavad siis võimalikku jaotust selle inimese lugemisoskuse oletatavas väärtuses. Ning teine eripära PIAC-i andmetes on see, et kuna tegemist on küsitlusandmetega, siis me peame hindama ka valimi variatsioonist tekkivat hinnangute viga. Ja selleks siis kasutatakse spetsiifilist meetodit, milleks on checkmark meetod ja meil on ette antud nii selle meetodi täpne viis kui ka siis vajalikud replikatsiooni kaalud selle meetodi teostamiseks. Nüüd loomulikult võib kirjutada ise valmis Statas koodi, mõlemat seda aspekti arvestada, kuid on juba eelnevalt mitmed autorid kirjutanud valmis käsklusid, millega neid PIAC-i andmeid analüüsida. Kõige lihtsam, kuidas need käsud Statasse saab, on lihtsalt kas käsurea pealt või ka siis to-failist kirjutada search ja PIAC. Ning kui see käsk täita ja teil on olemas arvutis internetiühendus, siis avaneb teile aken, kus on toodud video salvestamise hetke seisuga 3 erinevat käsku. Esimene neist on PIAC Tools, mis on OECD poolt tellitud spetsiaalne pakett PIAC-i andmete analüüsimiseks Statas. Siis on veel käsk PV, mis on siis Stata kasutaja poolt kirjutatud käsk nii varasemate OECD andmete, koolitusandmete ja haridusvaldkonna andmete analüüsimiseks, kui siis nüüd uuendatud käsku saab kasutada ka PIAC-i andmete analüüsimiseks. Ja kõige värskem on Repest käsk, mis on samuti mõeldud hariduse valdkonna andmete analüüsimiseks ning selle autorid on samuti OECD enda töötajad. Nüüd nende käskude installeerimiseks tarvitseb siis ainult klikkida internetilinkil, millele järgneb lühikene käsu kirjeldus ja seejärel juba käsk või võimalus need ära installeerida. Me näeme näiteks, et siis PIAC Tools, esimene valikutest, sisaldab veel omakorda 3 erinevat käsku, PIAC Test, PIAC Rec ja PIAC Tab, mis on siis toodud siin ADO failidena. Pannes klikk Here to install, siis hakkab programm installeerima. Nüüd üldjuhul peaks tulema teile siin teada, et ilusti edukalt installeeritud või nagu minu arvutis nüüd küll juba oli olemas see programm ja ta lihtsalt kontrollis, kas need on omavahel täpselt samad failid või on siin näiteks nüüd arvutis hoopis vanemad. Nüüd teatab mulle, et kõik on korras ja ongi mul PIAC Tools installeeritud. Saan siit vajutada tagasi ja järgmisena installeerida näiteks siis ka käsu PV. Nii samamoodi ta kontrollib, kas on vaja installeerida või mitte. Nii ja viimasena saab installeerida käsu Repest.
ja kui ka see on installeeritud, me näeme, et see käsk, siin ongi ainult üks käsk repest, on installeeritud, ongi kõik programmid ja saab kasutada PIAK andmete analüüsimiseks arvutis olemas. Nüüd, kui tahta otse installeerida, siis käsk veel lühemalt on SSC install ja käsu nimi. SSC on siis Statistical Software Components arhiiv, nimetatakse ka Bostoni kolledži arhiiviks, mis siis Repeki vahendusel pakutakse. Kui me teame, et need käsud on juba arhiivis üles laetud, siis piisab lihtsalt kirjutamaks datas SSC install ja siis käsuni. Ja nii lihtne oligi siis saada PIAK-i andmete analüüsimiseks vajalikke käske datasse. Järgmises failis, järgmises videos vaatame juba siis konkreetsemalt käsku PIAK Tools.